Mu vanaema oli hästi tõre. Ma mäletan jumala hästi lauset, kus ta ütles mulle, et millal sa välja kolid. Ja seal oli mega konkurent lihtsalt. Ma nii hästi mäletan, ma istusin umbes 40 ilusa naisega, üks ilusam kui teine reaalselt laua taga. Ma jooksin San Francisco üliohtlikel tänaval sellele tüübile järgi. Maani pika kleidiga. Ja teate, mis ma tegin? Ma hüppasin talle selga ja ta kukkus maha. Siis kutsuti politsei. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Tahaks öelda koos Kadri kahega, aga tegelikult on niimoodi, et on üks Kadri ja tänaseks külaliseks on minu kaassaatejuht, spordientusiast Liis Grete. Tere tulemast, Liis Grete. Tere! See Tervisetasku taga olev ilus nimetus, spordientusiast. Kuidas see nimi sinna tuleb? Millest see tuleb? Ma ei tea, ma kuidagi nagu, ma ei mäleta, mis aasta see oli. Tahtsin, panin enda riietele siis neid logosi peale siis ja siis ma kuidagi mõtlesin, et ma kuidagi peaks ennast ka nagu nimetama, et oleks kuidagi siuke, ma ei tea, mul mingi siuke konkreetne nimetuseks või bränd või midagi. Kuna ma tundsin, et ma olen hästi palju spordiga seotud, ma väga armastan spordiinimesi, sportlasi, kõiki alasid tegelikult, et siis mõtlesin, et see entusiast on siuke äge sõna ja siis kui ma siia tööle tulin, siis mõtlesime Markusega, et mis see nimi võiks olla, siis mõtlesin, mis asja, mul on olemas ju oma nii-öelda. Tehtud, eks ju? Tehtud, jaa, oi, paneme selle. Ja sealt see ongi nagu tulnud, et jah. Aga mis on spordi taga? Kui kaua on Liis Grete olnud spordiga seotud? Ma alustasin 2004, kui ma ei mäleta, kui ma õigesti mäletan, vabandust. Mul on väga halb mälu aastaarvude peale ja numbrite peale. Jah, siis ma alustasingi jalgrattaspordiga. Siis ma vist oligi siuke esimene kokkupuude, sest et muidu ma olin siuke, et pigem küsiti, et mis asja, kas Liis Grete ka trenni läheb nagu, et ma olin pigem see spordi kauge alguses ja esimestel aastatel ma mäletan, kui ma ikka väga noor olin, et vanaema lihtsalt küsis, et kuna kõik sugulased käisid juba kuskil tennises ja midagi, siis Liis Grete ei käinud veel kuskil ja siis oligi, et kas sa ka millegi lähed trenni umbes. Aga siis, kui sa sisenesid ära sinna spordivaldkonda, siis enam tänaseks sealt välja enam ei tule, eks ju? Ei, ma loodan, et ikka ei tule. Senimaani, kui jalad kannavad, ma ei tule välja. Aga mis on edasi? Alustasid, ma saan aru, jalgrattaspordiga? Jah. Nii, kuidas edasi läks? Alustasin jalgrattaspordiga, siis ma läksin üle triatloni peale. See tuli kuidagi hästi loomulikult, et üks saatekülaline Gerda Rand, kes ka käisin rääkimas meile, et temal juhtus autoõnnetus tol päeval. Ma just nii-öelda puudusin trennist. Räägin seda ka oma saates, et juhtus hästi raske liiklusõnnetus nendega ja pärast seda ma kuidagi hakkasin nagu rattasport natuke kartma. Ja siis ma ei mäleta, kuidas ma puhtjuhuslikult läksin mingi triatloni võistlusele ja sealt ongi, et kuidagi triatlonis on alati niimoodi, et annad nagu sõrme ja siis võtavad kõik, et siiamaani ma tegelikult olen nagu triatloniga ka seotud. Et siis ma hakkasingi triatloni tegema ja siis ma jõudsin jooksmise juurde. Ja täna ma saan aru, iga päev sa käid ju Liisikene trennis, mitu korda? Üldjuhul ikka 2. Mitu vaba päeva tuleb nädalas? Trenni vaba päeva? Oi, pigem ei tule. No 6? 6, no 1. Siis jääb mis põhjusel ära? No kas tavaliselt on kas laps haige või mingi selline põhjus ja või lihtsalt, et ma ei tea, teeme äkki mõni perepühapäeva siuke, võtame kergema päeva, siis ma jätan vahele, aga üldjuhul ei jäta, ikka ei ole puhkapäevi väga. Ega ma ei tunne puudust ka. Nii-öelda trennist puhkusest, eks ju? Jaa, üldse ei tunne puudust. Aga trennides, kui sa käid, sa võtad lapsega kaasa trennidesse? Põhitrennidesse ei võta kindlasti kaasa, et mina neid YouTube ilusaid videod ei usu, et lapsega trennis hästi lihtne on. Ma just mõtlen põhitrenne, taastavaid trenne suvel alati vankriga kaasas põhimõtteliselt. On harjunud, temaks on see nagu elu osa just täpselt, eks, aga nagu põhitrennisse ta ikka üldjuhul ei käi kaasas, et me käime mehega korda mööda, et kuna me mõlemad teeme sport, et siis põhitrennist ta kõik kaasas ei käi. Ehk siis tegelikult see spordientusiast siin Tervisetasku taga on ikkagi ülimalt õigustatud, väga hea termin sinu kohta. Aga sinu selline isiklik elu on olnud tegelikult ka väga põnev. Sa oled tegelikult ju väga noor, aga kolinud juba ju 12 korda. Vastab tõele. Vastab tõele. Kus on olnud sinu nii-öelda peatumispaigad? Sa ei ole ju tänaseks oled sa jõudnud Tartusse, aga enne seda, kus sa oled ringi rännanud? Lisaks ma saan aru välismaale, eks ju? Ja Tallinnas olen tegelikult need kõik 12 kohta on, et nüüd ma olen siis Tartusse kolinud, et Tallinnas olen hästi palju kolinud, kõik linnaosad ilmselt ma võin vist, ma ei tea, salli ette panna ja käia vist kinnisilmi, et kõik nurgad on tuttavad, et ma olen elust hästi väga palju kolinud.
aga koolielu, see möödus kõik Tallinnas, põhikool, keskkool, see oli kõik Tallinnas. Ja kõik ühes koolis oli Tallinnas, siis vabandust, algkoolis kuni siis gümnaasiumini välja, väga armas kool, Jakob Westholmi gümnaasium, tervitan kõiki vestukaid. Väga-väga hea kool oli, et ma mäletan, ma olin alati esimene, kes koolimajja jõudis, ma olin koos koristajaga, mul olid oma sussid, ma ei käinud mitte mingite sandaalide vahetus jalatsitega nii-öelda, mul olid oma sussid, mul olid sussid alati kaasas, siis ma läksin hommikul oma pudruga sinna, istusin koridoris põrandal, siis meil olid põrandad väga puhtad ja siis kuidagi sõin seal oma putru ja radikad olid soojad ja kuidagi nautisin seda koolielu hästi mõnusasti, et ma väga-väga-väga hindan oma kooli. Aga tegelikult ma tean, et seal on mingi väike põhjus, miks sa hommikuti nii vara läksid kooli. Põhjus on see, mida sa tahad avaldada, et miks sa läksid nii vara hommikuti kooli? No eks kindlasti üks põhjus oli see, et ma tegin sporti ja märkasin väga vara, et selles mõttes oli sihuke rutiin. Mina usun, et rutiin on nagu sportlasele hästi oluline. Ma olen harjunud rutiinis elama. Mul tegelikult päevaplaan on ikka suhteliselt kogu aeg väga paigas. Samamoodi ma kaasan sinna oma last ja mu mees samamoodi, kui me teeme sporti, siis paratamatult see rutiin ja see nagu peab olema. Et mul oli kooli samamoodi, et mul olid alati riided triigitud, täpselt nii pandud hommikul nagu oligi, et ma ei tea, aluspesu, rinnahoidjad, kõik oli valmis. Kõik oli valmis. Siis treenijast samamoodi kõrval on ju, et ma olin sihuke hästi, kuidas ma ütlen, võib-olla natuke liiga kohustundlik, liiga monk. See oligi seotud, ma arvan, et mu toitumise häirega, millest me kindlasti saate jooksul räägime, on ju, et võib-olla jah, sihuke natuke nagu liiga kinni enda kindlates asjades on ju tol hetkel siis, sest hästi palju toitumise häire just nagu suunas kuidagi sinna poole mind. Et jah, ma olin ühesõnaga esimene koolimajas, ma arvan, et üks põhjus oli kindlasti see, et ma tegin sporti on ju, ma olin hästi harjunud olema nagu igal pool varem kohal, ma vihkan hilinemist. Ja siis kindlasti on ka seotud natuke mu siis tol hetkel elu, kus ma elasin oma vanemaga koos. Vanaema oli, ma saan aru, tegelikult väga keerulises seisukorras, vajas igapäevast hooldust, mida sina siis tegelikult väga noorena talle osutasid. Kuidas sa täna tagantjärgi mõeldes sellele, kuna ma ise töötan ettevõttes Estker, mis tegeleb ju tegelikult koduhooldusega ja ma näen, kui raske on see töö tegelikult lähedasele. Sa olid verinoor ju, 16-aastane, kui sa vanaema hooldasid. Millised su enda emotsioonid nendel päevad olid? Tegelikult oli sinul ju hästi suur vastutus. Kuidas sa oskasid teha kõiki neid toiminguid, hügieenitoiminguid, kõike seda? Imetlusväärne liisikene. See oli päris raske periood. Tol hetkel võib-olla ma ei osanudki nagu aru saada, et mis seisus ma tegelikult olen, on ju, et mida ma ikkagi tegema pean. Et mu vanaema oli siis invaliid, tal amputeeriti mõlemad jalad, on ju, et diabeedi tõttu vist oli. Jah, diabeetis hakkas tekkima see gangreen, on ju, siis lõigati siis alguses põlvede juurest ära ja hiljem siis mõlemad ülevalt kõrgelt, on ju, et puhastasin neid haavu, ma mäletan kõik, kuna mu vanaema oli väga raske, ta oli päris korralikult ülekaalus, siis kõik see vetsus käimine, ta ei käinud ju vetsus mitte midagi, et oli ainult voodihaige, et kõik see siibrite panemine sinna alla oli mul päris keerulist, ta oli üpriski raske, on ju. Õnneks ta hiljem õppis kõik hästi ise ära, et oli selles nagu tubli, aga ta ei liikunud üldse, et kõik, kuna me elasime ahjuküttega ka majas, siis ma pidin kõik need tuled alla tegema, vanaema hooldama, on ju, samal ajal ma tegin ise tippsporti, käisin tegelikult veel gümnaasiumis, eks. Et ta oli tagantjärgi mõeldes väga raske periood, et ma arvan, et see 16-aastase tüdruku jaoks oli ikka nagu ääretult palju, eks, et peale selle tegelikult ma tundub nagu hästi kuidagi, et ma oleksin vanaemaga nagu hästi läbi saanud, tegelikult see üldse ei olnud niimoodi, et mu vanaema oli hästi tõre. Ma mäletan jumala hästi lauset, kus ta ütles mulle, et millal sa välja kolid, tol hetkel ma arvan, et mul ei olnud isegi vist võib-olla äkki nagu niisugust konkreetset noormeest olnudki, on ju, et ma ütlesingi, et nagu issand jumal, et kuidas saab tegelikult mulle niisugust asja öelda. Et ma olen olnud ju väga selles nagu hea lapselaps, et ilusti käin koolis, mul väga häid hinde, ma teen sporti, on ju. Täiesti selline õpiku näide unistuste lapselaps igas mõttes liisikene. Jah, täpselt, et jah, kuidagi ei olnud üldse tegelikult seda vanaemaga seda sidet, et mul hästi keeruline, et kuna mul oli ka allkorrusel köök, on ju, siis tihtipeale oli niimoodi, et ma ei tahta alla süüa minna tegemagi, et ma lihtsalt tahtsin vanaemast eemal olla, siis mul oli väga raske ka. Et ma räägin, ma ärkasin tegelikult väga vara, pidin tuled alla tegema, vanaemat hooldama, on ju, mitte küll iga päev, mul tädi käis ka ikka abiks, aga oli väga raske tegelikult. Tagantjärgi mõeldes, nagu ma räägin, see oli väga-väga suur koorem nagu noorele tüdrukule, et aga samas ma arvan, et praeguseks hetkeks on ta mind hästi palju õpetanud. See tuli kuidagi hästi loomulikult, ma ei karda siiamaani, kui ma näen mingeid vanemaid inimesi, keda on vaja aidata või mul praegune ka siis isapoolne vanaema hetkel on siis on praegu väga raskes seisus, aga käis haiglas, just oli väga pikalt haiglas, on ju, tal on siis kopsuvähk.
ja kui ma teda haiglas käin ka, siis mul kuidagi hästi automaatselt tuleb kõik, et ma kohe aitan, minu jaoks see nagu sul see empaatiavõime on hästi tugev. jah, ma kohe nagu lähen ja see on minu jaoks kuidagi nagu nii tavapärane ja loogiline on ju, et ma ei karda vanu inimesi, ma ei karda neid haigusi, et selles mõttes, et noh, kui ma saan aidata, siis ma hea meelega aitan, on ju. Et jah, aga mis ma just täna hommikul veel trennis mõtlesin ka, et nii hästi mäletan tol hetkel, et ma unistasin vanaemast või vanaemast, siis sellisest vanaemast, et ma saaksin minna tegema pühapäeva hommikul tema koos pannkooke, on ju. Mul ei ole mitte kunagi olnud seda ja ma nii tundsin sellest tol hetkel puudust. Siiamaani ma tegelikult tahaksin seda teha. Praegu mu vanaema, kes on elus, siis on ju, tema on kahjuks voodihaige, ta ei saa pannkooke teha, on ju, aga ta on selles mõttes, et ta on olemas ja ma tean, et kui ta sealt voodist välja saaks, hea meelega teeks neid, on ju, aga nüüd ma näen nagu oma lapse pealt, et kui suur väärtus nagu temal on ja kui palju temal on oma vanematega vedanud, on ju, et selles mõttes siinkohal kõigile väike siuke meeldetuletus, et hoidke oma vanemaid, et see on nagu see on nii suur asi. See ei ole asi, mis tegelikult on enesestmõistetav, vaid see on privileeg, kui nad on olemas. Täpselt, nii õige lause, et see ei ole enesestmõistetav, on ju. Et see, kus on abi, et see tuleb aidata ja see on su enda pereliige, kui sina nagu ei aita oma pereliiget, siis kes veel? Mis mulle õudselt meeldib sinuga vesteldes on see, et sa ei ole võtnud, ei ole jäänud selline nagu okas hinge sellest perioodist, vaid sa oledki sealt võtnud kaasa asjad, ütleme sellise nagu sihikindluse, hommikul, ma ei tea, tohutu distsipliinitunde, kõik selle, et see on hästi tore, et sa ei võta jah seda mingeid halbu emotsioone kaasa, need olid tollel hetkel ja täna oled sa, mulle tundub vähemalt, et need nii-öelda, ma ei tea, andeks andnud, enda jaoks lahti mõelnud, aga tegelikult Liisi on sul pere ju hästi oluline ja pere on sul olemas ja väga toetav. Sul on väga head suhted, ma saan aru vennaga. Räägi meile oma vennakesest. Ja mul on väga toetav perekond, mul on isa, ma olen mitu korda öelnud, et kui kõik mehed oleksid nii hea südamega kui mu isa, siis ma ei tea, ja mulle tundub, et õnneks ma olen leidnud oma mehe samasuguse, et öeldakse ikka, et täpselt. Naine valib oma isa, kes meest on ja aga kas sa oled ka emamoodi natuke või oled sa natuke, vaata kui öeldakse, et nii-öelda sina valid endale isa järgi, aga mehed valivad ema järgi, et kas sa tunned, et sa oled enda emamoodi, tulevase emamoodi? Absoluutselt, 100% kindel. Tervitused siinkohal Dianale, mu mees vihkab tolmime häält, ta on seal lapsepõlvest saadik, et kuna ta emaga kogu aeg koristab, ma olen samasugune, minu jaoks on ka koristamine siuke meditatsioon, siis mu emma on samasugune, nii et me koristame võidu ilmselt ja ma olen tõesti temaga mul ka täiega vedanud maailma armsaim. Aga tuleme nüüd sinu vennakese juurde tagasi. Ja jõuame venna juurde tagasi. Mul on jah, ma rääkisin isast, on ja ema mul hästi kallis, et ema oli mul sellel raskel perioodil, kui mu toitumishäire oli, siis ema oli mulle väga suureks toeks, et mu ema vist, ma ei kujuta ette, palju ta kütust raiskas, kui palju ta raha raiskas minu kõikide siis ravimeetmete peale, mida ta kasutas tol hetkel, on ju, et kõik need, me käisime Viljandis vabastavat hingamist tegemas iga nädal, on ju, autoga sõitsime sinna Tallinnast, siis Tartu haiglad, kõik igasugused psühholoogid, mis ta kõik kinni maksis, on ju, et aga see toitumishäire, mida sa oled mitu korda nüüd täna jutuks juba toonud, toitumishäire tuli millal sinu ellu? Sellel hetkel, kui sa elasid juba seal vanaema juures? Ja tuli sel hetkel ja, aga ma jõuan kohe venna juurde tagasi, siis me räägime toitumisjärjes ka. Ja siis ühesõnaga ema mul hästi kalliseks, siis mul on vanem vend, et vanem vend on siuke, mõtlen, kuidas ma ütlen tema kohta. Ärimees kindlasti kindlate sihtidega ja ta nii-öelda annab sulle juhtnööri kätte, aga tegelikult ta nagu ei toeta selles mõttes, et ta on väga rikas, aga ta ei anna mulle kunagi rahapatakat, et nüüd kasuta seda. Ta ütleb mulle, mida ma saaksin ise teha, et jõuda selle sammuni, on ju. Et ta on küll väga palju elus mind toetanud ja ma olen siiralt tänulik selles osas, nagu mul ei ole nagu elus mitte milleski puudust tulnud. Kindlasti on see üks põhjus, see on seotud sellega, et mul on vanem vend, kes reaalselt, ma arvan, kannaks mind käte peal. Et mu vend tegi ka meediatööd, ma arvan, et temast ongi tulnud mul see meedia vastu armastus samamoodi. See pisik, eks ju? Ja just, et tema siis läks elama USA-sse nüüd äkki juba üle 10 aasta tagasi. Ja. Et see süvenes kindlasti seda, et mul toitumishäire nagu tuli ja ma langesin sinna väga sügavale. Siis sa hakkasid venda igatsema? Jah, ma kuidagi tundsin, et minu kõige suurem tugi on läinud justkui ära, et ma jäin justkui nagu üksi siia suurde maailma selle haigusega. Et ja muidugi mul on ka noorem vend, et meil on päris suured vahed, et mu vend on siis praegu 38, mina olen 33 ja väike vend on 6. klassis käib, mis ta siis on? Issand jumal. Mingi 15? Jah, just täpselt, ühesõnaga noor. See ei ole tegelikult üldse hullu. Minul on ikka vanem vend on üle 50, nii et see saab veel paremini. Ma mäletan, kui väike vend sündis, ma hästi palju hoidsin teda, sest ma armastan tohutult väikseid lapsi. Siis me käisime jalutamas, siis me käisime igal pool kauamees, mulle meeldis talle riideid osta ja siis olin vetsus, siis üks naine hästi armas tuli, oi, teil on nii armas poeg. Ma mingi, ei ole, see on mu väike vend. Oi, teil on tubli ema, on.
aga vend kolis ära välismaale ja siis sa tundsid, et see toitumishäire pisik, mis oli juba natukene sees, eks ju, see muudkui suurenes ja suurenes. Ja kuidas ta edasi läks, see toitumishäire sinu puhul? Eks ta tegelikult algas varem ikkagi, ta algas juba seal rattas, triatloni ajal, vabandust, et põhikoolis. Mis sind ajendas või kuidas see tuli, sa olid ju tegelikult, sa oled väga ilus. Kuidas tuleb selline, mis põhjusel sa otsustasid mitte enam süüa? Ta on hästi salakaval haigus selles mõttes, ma ütlen kohe, et ta tuleb hästi vaikselt, sa ei saa põhimõtteliselt aru ka alguses, et eks need esimesed sammud on ikka see, et mingi toitude ärajätmised on endast võrdlemine, ma ei tea, noh, kuidagi näed, et kogu aeg toit läheb lahjemaks, on ju, et kuna niisugune trennis oli nii-öelda minu jaoks siis eeskuju, kes nägi minu silmis siis hästi palju parem välja minust, noh, kõhnem, mis ikka parem väljanägemine tähendab, see on üldjuhul ta tähendab kõhnemat. Naiste keeles. Jah, naiste keeles täpselt. Et sealt hakkaski nagu alguses, noh, sealt hakkaski ilmselt pihta. Keegi ei öelnud midagi sulle halvasti, mille puhul sa otsustasid, et sa... Ütles ikka ja tänaval ütles ka üks noormees, ütles mul viimane aeg jooksma hakata. Ma jooksin oma tänaval, kus ma elasin siis Pelgulinnas, ma jooksin oma tänavalt välja ja tema elas tänava lõpus siis, et ütles mulle tol hetkel, et viimane aeg umbes jooksma hakata. Ja siis ma olin nagu, mis asja, ma teen sporti ja ma ütlen mul siukse lause, nii et see läks mulle hästi hinge ja siiamaani on see meeles mul. Noh, eks ikka need laused tulevad on ja kahjuks, et nad tulevad nagu noormeestel hästi lihtsalt kuidagi suust. Ma nagu tahaks koputada nendele noormeestele. Jah, ja võib-olla nad ei mõtle tegelikult üldse nii, võib-olla nad mõtlesid, et nii tore siit näha lihtsalt, sa oled ka lõpuks jooksma hakanud. Noh, et nii äge, siin on jooksuroer näha, et ilmselt ongi see, et kuidas me seda sel hetkel tõlgendame. Kindlasti, absoluutselt, ma olen nõus sellega, aga üldjuhul tulevad liiga kergelt. Tulevad liiga kergelt, jah, täpselt, et kuidagi see maailm on hästi õel. Kui justkui nagu keegi poleks sinu poolt, et sa nagu pead kogu aeg üksi nagu tegelikult ikkagi hakkama justkui saama. Toitumishäire sai sind kätte ja tegelikult sai sind kätte päris pikkadeks aastateks. Mitu aastat kokku? No 10 kindlasti. Ma mäletan, et ta ikka põhikoos oli päris tugevalt mul juba, on ju. Et ma ikka tahaks kogu aeg nagu, ütlen ka praegu, et ma olen praegu, noh, ma olen 33 ja ma üldse ei tunne ennast nagu kuidagi nii vanana, et ma tunnengi, et mul läks siis nii palju aastaid, jah, mitte selles mõttes, et 33 oleks justkui vana, aga ma tunnen justkui, et see periood, mis mu elus oli, see hästi raske periood, on ju, et pärast seda ma olen justkui lähen iga aastaga nagu nooremaks, ma hakkan rohkem õitsema, sest tol hetkel ma lihtsalt olin nii mutta surutud, et ma räägin, ma käisin poes, ostsin kotitäie süüa, tulin koju, oksendasin päevas mitu korda niimoodi, kui palju mul tegelikult läks raha sinna alla toidu alla, on ju. Et ma mäletan nii hästi, kui palju mul kulus keelaselt toidulla raha, kui palju ma seda potti kallisin, mis mu hammastega juhtus, mul ei kasvanud juukse, mul ei kasvanud küüned, mu nahk oli mega kuiv kogu aeg. Ma räägin, täna ma hommikul just üle pika aja silgendasin oma juukseid, vaatasin lihtsalt, see ei ole võimalik. Nii tänulik, eks ju. Kuidas see võimalik lihtsalt on, nagu, kus augus ma tegelikult välja olen tulnud, nagu, et ma enne just ütlesin, et kui palju ma tegelikult kandma pidin tol hetkel, kui ma olin nii noor naine, nii noor tüdruk, polnud veel maailma avastanud, kõik asjad, mul olid enam menstratsioonid, kõik asjad, eks. Et samal ajal ma tahtsin sporti teha, sest minu nagu eesmärk oli kogu aeg, et see paremaks, kõrgemale, on ju. Kuigi tegelikult oli ju niimoodi, et ma ju justkui nagu kukkusin redelit allapoole iga aastaga. Aga kuidas on võimalik nagu tehniliselt see, et sa ei söö, aga sa spordist saad nii häid tulemusi? Ma saan aru, põhijoogiks oli sul tegelikult energiajook. Ja, Hustler. Ma arvan, et minu puhul töötas ilmselt see, et ma hästi palju sõin kodujuustu. Muidugi ma ei tea, kas see vastab tõele, aga ma ise usun, et see oli umbes minu mingi lifesaver, eks, et ma nagu kõrvalt justkui sõin, kodujuust oli minu jaoks ikka turvaline toit, eks, et toitumisjärjega inimene. Tundub lahja. Jah, toitumisjärjega inimene üldjuhul leiab enda turvatoidud, mis siis tema jaoks võib-olla on need toidud, mis jääda oksendama. Minu jaoks oli kodujuust üks nendest, on ju. Et ma loodan, et see oli see võib-olla, või noh, mitte ma ei looda enam, ma arvan, et see oli lihtsalt see ja ma arvan, et sisimas oli ikkagi see, et mu tahe saada terveks võib-olla justkui nagu aitas siis sellele kõigele kaasa, et ma 10 aastat justkui nagu võitlesin selle haigusega, kuigi tegelikult ma ei taha öelda, et võitlesin, sest ma arvan, et kui kellegi võitled, siis sa kunagi ei saa võitjaks, on ju. Et sa pead justkui nagu, jah, et ma leppisin temaga tol hetkel, aga ma sain aru, et ma tahan terveks saada. Et ma loodan, et see tahe aitas kindlasti mu perekond, kes mind tol hetkel siis toetas, on ja kui algus läks sellega ju aega, et nemad ka aru saaksid, et mul see haigus on, siis ma ise ka ju ei teadnud. Mitu aastat kulus aega, et näiteks sinu ema tuli ja ütles, Liis Gretna, mida sa teed või sõbrannad?
keegi ei saanud aru, see on niisugune haigus, et keegi ei mõista, mul ei mõistnud ju treenerid, pereliikmed, sõbrad, keegi ei saa mitte midagi aru. Et koolis ma ju sõin lõunat, sõin paljast leiba ja jõin piima, on ju. Et ma siis kuidagi, et mul on umbes trenn ja ma olen söönud ja ma pärast trenni söön ja kuidagi niisugused hästi tavalised vabandused, eks, mis tol hetkel siis aastatel, kui ma olin ju, see on väga ammu tagasi, see ei olnud ju veel nii levinud haigus, on ju. Praegu tänapäeval teadlikkus ilmselt puudus. Täpselt, et see praegune teadlikkus on niivõrd palju kasvanud, on ju, et see on nagu, kuidas ma ütlen, mina märkan kohe ära, kui inimene on toitumishäirega. Saad juba aru mingist asjast, muidugi, esiteks on see, et keha anorektikutel läheb hästi pisikeseks, on ju, aga nägu läheb hästi ümmarguseks, paisub justkui, on ju. Samamoodi on buliimikutel väga tihti nii, et nagu näost on näha, on ju. Et mis ma just oma mehega oleme rääkinud, et kui ma vaatan neid pilte, siis selle aastal, kui mul neid aegu, kui mul toitumishäire oli, ma olin näost nagu täiskuu reaalselt. Et kui ma triatloni tegin, ma kaalusin ju 8 kilo vähemalt rohkem kui praegu, kuigi ma sõin palju vähem, on ju. Praegu ma söön kogu aeg regulaarselt, ma ei jälgi absoluutselt, mida ma söön, kõike, mida ma tahan, ma endale põhimõtteliselt luban, on ju. Magusad iga päev, siis ma tunnen, et see on oluline, eks. Et aga tol hetkel ongi, et kui sa kogu aeg nagu kinni hoiad, on ju. Siis keha ilmselt ei tea ka, et kuna uuesti saab süüa. Täpselt, et kuna uuesti saab, on ju, et nagu tegelikult tekkis hoopis vastupidine efekt, mida mina arvasin siis. Kas sa ei ole mõelnud näiteks kogemusnõustajaks õppimisele, kogemusnõustajaks minemisele? Et just kui sa ütlesid, et sa oskad märgata, et ma mõtlen, et just see tänapäeval teadlikkus on märkimisväärselt kõrgem, aga just mulle tundub täpselt, et sa oleksid imearmas kogemusnõustaja just sellel alal. Ma olen mõelnud selle peale väga palju, ma olen juba põhimõtteliselt nagu vahepeal esimese samme teinud, on ju, aga ma olen justkui jäänud siia inimeste sekka, kuidas ma ütlen, miks ma olen siin täna siin tervisetaskus tööl, on ju, et ma ikkagi olen siia inimeste sekka jäänud, et ma tegelikult aitan päris paljusid noorsportlasi, kes siis selle toitumishäirega nii-öelda võitlevad, on ju, või siis praegu siis lepivad, saame sõbraks kõik mõlemad sellega koos, on ju, et ma tegelikult päris paljusi aitan sellel teekonnal, et selles mõttes tunnen, et ma teen seda ilma paberita justkui. Ma arvan, et see on okei. Et ma arvan, sa jagadki ju kogemust ja just, ma jagan oma kogemust ja mul on hästi tore, et ja mõistad neid. Ma mõistan neid ja esimest hetkest, esimest lausest juba, on ju, et ma mäletan lihtsalt, kui ma sellest avalikult rääkisin esimest korda Pealtnägijas, et siis kui palju mul tegelikult neid kirju postkasti tuli, on ju, ilmselgelt ma ei jõua kõikidega tegeleda, sest et samamoodi mul on ka perega, mul on nii palju asju, on ju, mul on nagu kogu aeg on midagi uut, mingi uus projekt, mingid uued asjad, uued väljakutsed, uued tööd, uued kliendid, uued inimesed siin saates, on ju, et samamoodi enda sport, mis on nagu minu jaoks väga suur prioriteet, samamoodi nagu mu väike laps, on ju. Et aga ikkagi ma tegelen noortega ja ma hea meelega abistan neid, et sa ütlesid mulle ennem, et kui me rääkisime natuke sinust, sa ütlesid mulle, et see haigus, mis oli kõige raskem, oli see, et sa ei saanud hoida enda kõrval kaaslasi. Miks sa ei saanud neid enda kõrval hoida? Miks sa lükkasid nad selles mõttes elust ära? Kas nad ei osanud sind piisavalt toetada või mis sinu hirmud sel hetkel olid? Oskasid ikka toetada. Mul on tegelikult hästi armsad inimesed kõrval olnud, et enne siis Karelit, et julgen ka sellest avalikult rääkida just sellepärast, et mul oli tegelikult väga kahju neist tol hetkel, et alati mul kodus oli külmkapp täiesti tühi, mul ei olnud mitte midagi süüa. Seal üldjuhul oli ainult võidoos või siis mingisugune, ma ei tea, kapsavakk, on ju. Et siis ma kuidagi tundsin, et meeste rahvad tahavad ju süüa saada. Iga kord, kui nad tulevad nagu külla tüdruku juurde justkui, et me peaksime koos õhtustama või minema täpselt sööma koos krõpsu voodis või ma ei oska seletada, see oleks nagu kuidagi nagu tavaline, eks. Normaalne. Jah, et aga tol hetkel ma ei saanud, ma ei saanud nagu lubada endale seda. Ja siis mäletan ka oma viimast kaasast, ma ütlesin talle ka, et me lihtsalt lähevadki teed lahku lihtsalt sellepärast, et ma tahan, et sina saaksid paremat elu elada, et sa ei pea minu kõrval kannatama ja ma nägin, kus nemad ka kannatasid, siis nad ei julgenud justkui nagu ise ka võtta vaata midagi või kuidas mina ennast tundsin tol hetkel, et nad nagu ei tahtnud, et mina tunneks ennast halvasti, kui nemad midagi võtavad, on ju, ja ma kuidagi tundsin, et nad saad haiget ja siis ma ise lõpetasin kõik suhted ära. Et aga ju siis praeguse hetk ma saan ju pidin minema, on ju, mu kõrval on ideaalne inimene ja meil on ühine laps ja ma olen väga õnnelik, et ta tuli ja kõik, kes mu elus on olnud, et nad on hästi head inimesed olnud ja ma loodan siiralt, et nad elavad õnnelikku elu ja neil on terved naised ja terved lapsed kõik, et aga tol hetkel lihtsalt tundsin, et nemad ei vääri seda, et ma saan ise oma selle teekonnaga hakkama, on ju, ja ma olen siis hea kaaslane, kui ma terveks saan. Ja tegelikult terveks sa said, kas ma saan aru, Tartusse, sa tulid päris pikale haiglaravile. Kuidas Tartus läks? Tartus läks hästi, et ma arvan, et
see oli väga vajalik etapp, kuigi ma olen ju ka rääkinud sellest, et Tartus ma ei saanud ju pärast Tartu haiglat ma ju ei jäänud terveks nii-öelda. Et kui ma Tartusse haiglasse tulin, siis ma ei oksendanud veel. Ja pärast Tartu haiglat hakkas mul see oksendamine pihta, et ma täpselt ei mäleta, ma ei julge rääkida ka, et kuidas see kõik alguse sai, see esimesed oksendamise sammud on ju, et aga Tartus ma olin hästi pikalt, ma olin 2 kuud, et tol hetkel ma ju tegelikult õppisin uuesti sööma, et ma mäletan, et me kõik pidime sööma, ma ei tea, pidime võidleiva peale määrima, minu jaoks oli hästi võõraseks. Et õnneks oli mul Tartus hästi hea arst, et mul on hästi raske leida endale ühist keelt üldse ka psühholoogide või arstiga, sest mul oli tol hetkel nagu väga hea arst, kes tundis ma justkui ära, et ma tahan sporti teha, et mu eesmärk on terveks saada. Ma mäletan jumala hästi, ma tulin haiglasse, ma ütlesin talle vist, ma arvan, esimene visiit kohe, et ma olen siin nii kaua kui vaja ja kui ma siit välja lähen, siis ma rohkem tagasi ei tule, sest üldjuhul need, kes selle haiglasse tulevad, väga paljud kahjuks jätkavad seda ravi nagu justkui lähevad uuesti välja, mõtlevad, et on terved ja tulevad justkui kogu aeg nagu tagasi. Aga mina ütlesin kohe, et ma olen ühe korra ja rohkem ma ei tule. Haiglas ma olin kokku 2 kuud 9 päeva, tähistasin seal oma jõule, 18. eluaasta sünnipäeva on ja ei läinud rohkem tagasi. Täna sa ütled, et sa oled terve, seda haigust sinu elus ei ole sellist ohtu ka, et see haigus sind uuesti nii-öelda kätte saaks? Kindlasti mitte, võin 100% panna käe. Ma arvan, et kui ma justkui loen neid artikleid siiamaani, et sellest haigus justkui ei ole võimalik terveks saada, siis mina sellesse ei usu, sest ma arvan, et su ees istub praegu täiesti terve naine, kes on juba aastaid terve olnud, elab oma elu parimat elu selles mõttes, sünnitas lapse. Kas sul olid hirmud emaks saamise mõttes ka, vaata, kui sa oled ikkagi seda haigusega olnud nii pikalt mitte võidelnud või olnud kaaslane, oli sul hirm ka, et äkki ei õnnestu emaks saada? Absoluutselt oli. Ma sain ju telefonikõnegi oma naistearstilt, et nüüd on selline lugu, et tahad sa oma analüüside vastuseid saada praegu või hiljem on ju. Sa said aru, et midagi on väga kehvasti? Absoluutselt. Mul ei olnud menstruatsiooni mitmeid aastaid. 0. Muidugi oli hea mõelda, et oi, issand, kui hea sporti teha, menstruatsiooni ei ole, on ju. Et justkui ei pea muretsema selle pärast, sest ma tean, et teised tüdrukud muretsid ja osalda tuleb see ju väga suure kõhuvaluga ja siis saad trenni teha ja võistelda, on ju. Aga mina samas mõtlesin, et issand jumal, hakkaks mul justkui see päev pihta, on ju. Et ma mäletan, et kui esimest kord hakkas, siis mul oli niisugune tunne, et ma ei tea, tähistan reast oma elu teist sünnipäeva, on ju. Et mõtle, mõne juhtub autoõnnetus, siis on tema teine sünnipäev, on ju. Mina tähistan teist sünnipäeva siis, kui mul hakkab menstruatsioon. Vau! Jah, vaata, kui erinevad on inimeste mõtted sellele sellisel hetkedel. Sa said oma kaaslasega kokku ja tegelikult täna on teie peres imearmas tütrekene. Et selles mõttes on kõik läinud ikkagi väga hästi. Ma saan aru, et sellest haiglaperioodist võtsid sa kaasa, aga oli sul väga tore arst. Ja täna on see arst sinu elus tagasi. Kuidas see arst sinu elus tagasi on? Ta on minu elus tagasi ja see on täiega tore. Tema tütar siis treenib meie spordiklubis, et meie käe all. Siiralt hea meel, ma justkui tunnen, et inimesed su ellu tulevad tagasi, need, kes peavad tulema su ellu tagasi. Ja ma ikka arvan, et kõik inimesed tegelikult, kellega sa elus kohtud, et kohtud sa ka põhjusega. Et ma arvan, et kõik, kes mu elus on olnud inimesed, nagu, et nad on tulnud mu ellu ikkagi põhjusega, mul ei justkui midagi nagu ütlema. Et praeguseks hetkes ma ei saa öelda, et mul on hästi lust jälle pidu, ma näen oma sõpru hästi tihti, sest ma teen sporti ja mul on hästi rutiinne elu, on ju, kui ma tahan saavutada spordis tulemusi, siis ma justkui loobunud ju tegelikult väga paljust asjadest. Just see seltsi elust, eks ju? Jah, täpselt, et selles mõttes ma ju väga palju loobun ja ma ei saa väga tihti käia sõprade sünnipäevas, ma tahan suvel võistelda või ma ei saa käia lapsega iga nädalavahetus oma sõprade sünnipäeva, kes Tallinnas elavad, on ju, et ta nagu kannatab ka justkui, aga samas ta elab niisugust teistmoodi elu, et tema jaoks mänguväljak on siis Tartu Ülikooli spordihoone, on ju, et aga ma arvan, et sõbrad oma elus on olemas ja ma tean, et nad on minust telefonikõne kaugusel, eks. Ja üldse, kui on olnud inimesi, kellega ma praegu justkui ei suhtle, siis ma üldjuhul mäletan väga hästi, kes mulle midagi andnud on ja ma loodan, et ma olen oma elus nagu nendele inimestele ka andnud, et ma arvan, et inimesed on elus just põhjusega, et sind aidata samamoodi, et kui sul on elus mingi raske periood, et ma kunagi olin hoopis teistsugune inimene tegelikult, kui mul haigus oli, et ma olin tunduvalt õelam inimene. Ma arvan, et ma kuidagi ütlesin tunduvalt halvemini, siis ma hästi kiiresti ärritusin, mul ei olnud energiat, on ju. Siis praegu ma saan aru, et esiteks ei ole mul kõiki inimesi ellu vaja, ma ei pea kõikidele meeldima. Tol hetkel ma justkui tundsin, et ma pean olema kõigi jaoks kogu aeg olemas, ma pean kõikidele meeldima. Jah, täpselt, siis praegu ma kuidagi tunnen, et need inimesed, kes on ellu jäänud, need on nagu olulised ja need, kes on kadunud, need on kadunud, aga samas nii ongi ja samas ongi täpselt see, et ma ei pea olema kogu aeg kõigi jaoks olemas ja ma ei pea kõikidele meeldima. Et ma ajan oma asja ja nii ongi. See on väga äge.
ma saan aru, tegelikult on niimoodi, et sa oled elanud, ennem sa rääkisid küll, et oled küll kolinud väga palju, aga elanud Tallinnas ja Tartus, aga tegelikult on mingid riigid veel, kus sa elanud oled. Kuidas Hawaii läks, mis tegid seal? Hawaii'le läksin ma siia ülikooli ajal. Millal sa jõudsid sinna? Nii. Ma käisin siis ülikoolis, väga lahe kursus oli. Mida sa õppisid? Rekreatsioonikorraldust, ürituste korraldamist. Kahjuks pean kohe siinkohal ütlema, et ma ei ole mitte kunagi kahjuks saanud tunda mõnusat tudengi elu, et kui mu mees räägib siiamaani, et Tartus oli nii lahe ülikooli elu ja nagu sellist asja, siis mina ei ole mitte kunagi saanud tunda seda. Ja mul on see siiamaani väga kahju. Kas see jäi ka haiguse? See jäi haiguse taha, jah. Et esiteks ma puudsin väga palju, ma hästi ärev, kui mul see haigus oli, ma ei saanud tundides käia. Ja kahju, nii praegu mõistan, et ma kuidagi tahaks tooli sisse vajuda ja need tulevad tagasi nagu. Et jah, ma puudsin hästi palju kursustelt ka, et ma tegin vaheaastaid, mul tegelikult ei olnudki, ma ei käinud algust lõpuni ühe sama kursusega. Et ma ei lõpetanudki ära need aastad, kui ma pidin lõpetama, ma olin niisugune elukestev tudeng. Et praegu ma olen küll ära lõpetanud, aga sai ühesõnaga ülikooli ajal minna siis Hawaii'le ja mina läksingi, põhjus tegelikult, miks ma üldse läksin sinna, oli siis see, et ma mõtlesin, et ma teen spordis vaheaasta. Kuna ma tol hetkel oli toitumishäire on ja ma mõtlesin, et ma teen spordis vaheaasta ja ma proovin elada siis niisugust noorte elu, samamoodi käia sõpradega väljas, pidutseda, proovida seda kõike, mis siis spordi ajal ma justkui ei saanud teha, on ju. Et lähen Hawaii'le, saan sõpradega koos elada, ma ei ela vanaemaga on ju kõik see nii-öelda. Võid tulla siis koju, kui tahad, eks ju, keegi ei saa kontrollida. Ja kuigi mul ei ole kunagi olnud seda probleemi. Jah, mul ei ole mitte kunagi puberteeti olnud, aga mu ema samal ajal pidi siis võitlema minu toitumishäirega ja samal hetkel mul hoopis teistmoodi toeks olema. Ja ilmselt ta kogu aeg mõtles, et pigem oleks liisikesel puberteet väga hulgas või aga mitte seda pahat kaaslast. Aga nüüd, kui me jõuame sinna Hawaii'le juurde. Tuleme tagasi, ja. Et siis ma läksin oma ülikooli nii-öelda siis, kes tahtsid minna Hawaii'le studentuuriga. Sa pidid leidma siis, ma ei mäleta, mis see periood oli, suhteliselt kiiresti endale kindla ametiku töö. Ja kui sa selle perioodil tööd ei leia, see saadetakse tagasi. Ja kõik ülejäänud läksid siis kuskil jäätist nagu müüma on ju, või läksid siis kohvikutesse restoranidesse klienditeenindajaks, sest et hästi palju tippi, seal saab on ju. Siis mina ju tol hetkel ei saanud minna restorani tööle, sest ma kartsin toitu ja ma nii väga tahtsin, sest ma ju armastan inimesi reaalselt, ma tahtsin ka teenindada inimesi ja kuidagi suhelda siis, kui ma see joodraha võimalus tundub ka hea, eks ju? Absoluutselt on ju, et kuna ma tol hetkel meeldis väga asju osta ka, siis me jõuame kindlasti sinna ka veel, siis ja ma ei saanud minna sinna tööle. Aga teine siis pool, mis mulle hästi meeldis, on klienditeenindus. Ma hullult armastan ja hindan head klienditeenindust. Ma olen olnud tegelikult kogu aeg selles valdkonnas töötanud, on ju. Siis ma kandideerisin seal sellisesse ettevõttesse, ma arvan, mida iga naine teab, Victoria's Secretsi pesupood. Ja seal oli mega konkurent lihtsalt. Ma nii hästi mäletan, ma istusin umbes 40 ilusa naisega, üks ilusam kui teine reaalselt laua taga. Ja siis millega sa südame ära võitsid? Ma arvan, ma võitsingi sellega, et saad aru, ma tulen Eestist nagu. Esiteks, ma panin just enne seda endale kunstrinnad. Okei, ma ei näidanud, et mul on ilusad tissid. Ilmselt ikkagi natuke näha, et need olid. No muidugi, väga ilus. Mis korv oli? T-korv oli siis, aga kas siis, vabandust, kas C, see suurem või see D väiksem? Mina ei tea, mis see oli. D on ikka suurem kui C. Ei, D on suurem kui C, seda ma tean, aga kas see nagu suurem C või väiksem D, ühesõnaga vahet ei ole. Aga tol hetkel ma arvan, et ma võitsin seda sellepärast, et ma olengi hästi avatud suhtleja. Ma mäletan ka, seal olid mingid intervjuu, esiteks oli intervjuu, siis seal olid mingid küsimused, siis seal olid mingi proovi, nagu kuidas sa siis umbes müüksid kliendile pesu, on ju. Ja kõik sellised asjad. Ja sealt tüdrukute hunnikust valiti välja 3 naist siis. Ja ma olin üks nende seas, kes sai sinna tööle. Mul tibutogi. Ja see oli mega lahe töö selles mõttes, et esiteks ma õppisin seal hästi palju tööeetikat. Seal oli, pidi väga kindlalt panema alati pesukappi tagasi, kui sa näitad kliendile vaata ära on ju, siis mismoodi ma üldse seda nagu näitama pidin kliendile ja nii edasi, mismoodi ma läksin temaga kabiini kaasa, mitte kunagi klienti läinud ise oma rinnahoidjaga sinna kabiini, viinud ise seda alati klienditeenindaja on ju. Ja parimad töötajad said iga kuu lõpus endale pesu. Mul oli mega palju tol hetkel neid tasuta saadud Victoria's Secretsi pesu, mis maksid tol hetkel ikka mega palju. Ja ma mäletan ühte naist, kes käis mul iga nädal seal poes ja kulutas lihtsalt niivõrd palju dollareid, et ma olin lihtsalt nägi, oh my god, see on lihtsalt mu iga kuu palk ja tema tuleb lihtsalt ühel umbes esmaspäeval siia ja ostab endale selle raha eest pesu, on ju. Ma olin lihtsalt, oi vai JJ, kuidas see võimalik on? Et ühesõnaga, see oli hästi lahe klient muidugi ka.
aga ülilahe koht, kus töötada ja ma olin mega õnnelik, et ma sinna tööle sain ja ma arvan, et see oli üks selles mõttes ägedamaid töid, mis mulle üldse kunagi olnud on selles mõttes, et kusjuures naljakas on see, et ma põhikooli gümnaasiumi ajal vihkasin inglise keelt, sest mu jaoks see inglise keel oli mega raske, aga ma läksin sinna keskkonda ja ma sain hakkama ja ma nägin, ma sain juba seal lauas, seal siis nii-öelda konkurentsis hakkama selle oma keelega, on ju. Siis ma arvan, et mul oli miski sükest X-faktorit sees, mis tõmbas mind sinna, et ja ma sain sinna tööle. 3 kuud, ma saan aru, 3 kuud olid seal tööl? Ma olin tegelikult natuke vähem, sellepärast et ühesõnaga, kui me jõuame tagasi, miks ma Hawaii läksin, oligi põhjus, ma saaks noortega olla. Siis mis sa arvad, kes oli see tüdruk, kes iga hommiku ärkas kõige varem, läks ikka trenni, puudus kõikidelt üritustel, kus olid sõbrad. Kuigi sa lubasid, et sa Hawaii'l elad. Ma lubasin, aga ma ei suutnud. Sest ma lihtsalt ei suutnud seda teha. Sest ikkagi see haigus, ma tundsin, et kodust eemal ole, see süvenes, on ju. Ja see periood jäigi lühemaks kui 3 kuud, oli põhjus siis selles, et ma tundsin, et mulle hullemaks seal. Oksendamine läks üksi, läksin üksi kuskile tänavale või üksi kuskile poodi, vetsu oksendasin, on ju. Ja õnneks tol hetkel oli see, et mu vend elas juba siis Ameerikas. Ehk siis ma lendasin Hawaii'lt siis oma venna juurde San Franciscosse ja olin see venna juures, sest ma tundsin, et kui ma lendan venna juurde, mul on seal ikkagi turvaline olla. Ja tugi ka, selles mõttes emotsionaalne tugi ilmselt ka suur. Jah, sest koju ma üksi lennata lihtsalt ei julge, et mul oli väga raske see periood juba jälle. Kui see haigus ei oleks sind jälle seal nii-öelda kätte saanud nii intensiivselt, siis oleksid saanud seal olla pikemalt ja oleksid saanud veel rohkem uhkeid pesusid endale. Ja ma oleks tahtnud jääda küll. USA tegelikult on riik, mis mulle üldjuhul meeldib. Ja samas on mul jälle kahetsed tunde, kus ma üldse kunagi elada ei tahaks. Esiteks on see, ma tunnen puudust metsast, mulle tohutult armastan metsa. Praegu, kui ma elan ihastes, siis on ju seal luun ja kurkide juures, siis seal on hästi palju metsa ja ma hullult armastan puid, loodust. Minu jaoks on see nagu siuke koht, kus ma oma emotsioonidega, halbade emotsioonidega alati minna tahan ja ma tulen koju, ma tunnen, mul on justkui nagu akusi laadinud. Said nagu maha jätta need emotsioonid sinna, on ju? Et ma ei ole mitte kunagi olnud siuke tüdruk, et ma lähen randa päevitama ja kuidagi istun seal liiva peal nagu. See on minu meelest hästi mõttetu tegevus, nagu mitte kunagi ma ei tee seda ja ma kunagi ei lähe siuksele puhkusreisile ka, see ei ole üldse mina lihtsalt. Ja siis Ameerika ongi põhjus, miks ma sellist elada ei saa, oligi see, et ma tundsin hästi palju metsast ja loodusest puudust ja alati, millest ma puudust tunnen reises, on see Eesti puhas õhk. Et ühesõnaga jah, siis ma ei elaks seal Ameerikas ikkagi nagu nii pikalt, aga ma räägin ühest ägedast asjast ka, mis oli, ma läksin San Franciscosse venna juurde. Ja juhtus siis selline asi, et ma jalutasin mööda San Francisco tänavaid. San Francisco on üldjuhul siuke geto koht, on ja seal on ka väga palju igasuguseid äpardusi juhtub. Ja ma läksin spordipoodi endale Nike ketsi ostma. Jumala hästi mäletan, ma olin seal ketside riiulite vahel ja kuulen äkki, et poemüüja hakkab karjuma. Karjub reaalselt ja siis karjub varas. Ma olin mingi mis asja. Ma olin siis jumala pikas kleidis, maanikleidis ja ma tol hetkel juba tegelesin spordiga, on ju. Ja see varastas siis üli palju Nike riideid ja pani need endale põue ja jooksis poest minema. Mis te arvate, mis Liis Grete tegi? Jooksis järgi. Liis Grete sai kätte? Ma jooksin San Francisco üliohtlikel tänaval sellele tüübile järgi. Maani pika kleidiga. Ja teate, mis ma tegin? Ma hüppasin talle selga ja ta kukkus maha. Siis kutsuti politsei ja muidugi see tüüp saadi kätte, on ja kõik riided saadi kätte ja tagastati poodi. Ja siis helistati mu vennale ka veel, et teate ka, et õde püüdis San Francisco ajal ohtlikumal tänaval. Ühel ohtlikumal tänaval varga hüppas talle selga ja sai selle varga kätte. Ja siis politsei ütles mulle, et teil neiu oleks väga lihtne green card'i saada nagu. Ja siis see juhtum salvestati kõik ära, on ja siis see politsei ütles mulle ka, et et kui tahad kunagi Ameerikasse elama tulla, siis tegi mulle veel silma. Sul on juba olemas. Ja mu vend ütles ka, et Liis Grete, ma ei lase mitte kunagi sind enam üksi San Francisco tänavalt ei jalutama. Et mida sa teed? Mida sa korraldad, on ju? Et aga see mulle vist eluks ajaks meelde ja ma olin ise nii uhke ja pärast ma sain siis sealt poest endale tasuta valida jalatsid. Aga täna ma saan aru, et Nike on sponsor ka. Ja Nike on minu siis toetaja, ma olen ääretult tänulik, ma ütlen ausalt, et kui ma varem matsin nende emotsioone hästi palju asjadesse, et esiteks ma... Sa ütlesid, et ostmishullus oli... Ja, et ma kuidagi tundsin, et ma ostan hästi palju asju kokku, et ma matsin nende emotsioone asjadesse, et ma panin endale külge kõiksugu pikendused, juuksed, küüned, rinnad ja tissid, teekorv, siis mis ma räägin, mis juba ripsmed ka mainisin, on ju, kõik, mis oli võimalik, oli kunst. Kunstküüned? Ja muidugi. Siis ma tundsingi, et ma olen äkki siis parem, ilusam inimene.
ja praegu siis me jõuame tagasi Nike'i juurde, ongi lihtsalt see, et esiteks ma ütlen kogu aeg selle lause, ma arvan, et kõik on kopp ees, et laske mul lihtsalt sporti teha. Et üks asi, mida ma praegu poest veel tahaks kogu aeg justkui juurde jääks nagu spordivarustus on ju, et muud mitte midagi. Mul on samad kleidid aastatest Noa laev juba kapis on ju, kui ma tol hetkel ostsin on ju, siiamaani jagan ära, just saatsin ämmale, oma ägedale emale saatsin kleite, emma oli mingi, issand jumal, kas sa oled ilusad kleidid mulle? Jaa, siis võtke palun mul kõik kleidid ära, mul on lihtsalt spordivarustust vaja. Et ja alati mulle tegelikult meeldib väga Nike ja mul on siiralt hea meel, et mul nendega koostöö praegu on ja aga see loodan, et see jätkub veel lõpuni. Aga San Francisco juhtum ja see Nike koostöö ei ole omavahel seotud? Ei ole, mul on. Ei ole mitte kuidagi. Et Nike on siis mu ellu tulnud koos Kareliga nii-öelda, et Karel on mul ka hästi seda usku olnud kogu aeg ja siis me praegu kuidagi koos oleme sellel teekonnal, siis liigume koostöös Nike'iga ja mul on selle üle tõesti mega tänulik, et mul muid toetajaid kuskilt ei ole siis, välja mu vend ka, aga Nike just varustuse poolest, et ma olen nii õnnelik, et ma kohe ei oska ära tänada. Ma mõtlen, üks tore fakt on ju ka sul oma kaasaga, et teil on täpselt sama, ma saan aru, jalanumber. Et kuidas tossudega on, et kas Liis Grete kannab vahepeal kellegi teise tosse ka või ainult enda omasid? Ja, ma ainult Kareli omasid kannan. Tegelikult on see mõistlik. Ma olen mega rahul ka. Tema minu omas ei kanna, sest et minul on see vasak jalg on veitsa siuke, mis kulub ära, aga temal on üliaatus. See on tegelikult hea. Ei alati, kui ma poodile, siis ma olen mingi, ma lähen siis sinna meeste poolele, sest et naiste poolelt ma ei leia mitte midagi, aga õnneks Nike vahepeal tellib mulle naiste omasi ka ja ma ikka saan roosasi ka kanda. Jumal tänatud. Aga me rääkisime ennem nendest kunstrindadest, mis kõik kunstiasjad, mis sa neile külge panid, millisel hetkel sa need nii-öelda küljest ära võtsid? Ma saan aru, ka rinnad oled sa tänaseks ära võtnud. Jaa, mul on kõik võimalikud asjad ära võetud, ma ei meiga ennast tegelikult üldse üliharva, et muidugi siin ma pean ju vahepeal kuidagi olema siin lambivalguse all on ju, lambivalguses, jah. Aga ma üldse ei meigi, ma tunnen, ma olen loomulikult niivõrd ilus naine ja ma olen nii õnnelik, et ma saan tunda seda tunnet, et ma ei ole seda mitte kunagi tundnud. See on nii võimas tunne tegelikult. Täiega võimas tunne. Ja ma lähen peegli ette, vaatan, nii ilus, isegi mingi pistrik on, pole hull, las ta olla. See on ikkagi nii ilus. Ja see on ikkagi ilus ja nagu praegu ma räägin, ma olen nii rahul, et mul küüned kasvavad, juuksed kasvavad, nahk on väga ilus, pehme sära, mul ei ole poore, mitte midagi. Ja siis need tissid ka, et ma panin nad ja tegelikult tol hetk, kui ma panin nad, ma olin jumala rahul, tõesti oli rahul, olin väga rahul selle kvaliteediga, ma panin Kristinas kliinikus, kõik läks väga ilusti, taastumine läks väga ilusti, tiss oli väga ilus, ta oli üldjuhul suht loomulik. Muidugi ma praegu vaatan tagantjärgi neid siis videosi või pilte, kui ma jooksin, Jesus Christ, kuidas ma selliste apelsinidega jooksin, et kuidas see võimalik lihtsalt oli, aga ne jooksin. Ja headele tulemustele, eks ju? Ja, ilmselt sinna ikka läksid mõned sekundid küll, aga ma läksin siis tagasi Kristinas kliinikusse aastaid hiljem, ma ei mäleta, äkki mul oli 3 aastat nüüd või midagi sellist. Siis sa olid juba tänase elukaaslasega koos? Ei, tema ei ole näinud. Mis küll 3, mida ma räägin sulle varem. Täpselt umbes tema kohtumist aasta tagane võtsin ära. Tema ei ole näinud mul neid pomme. Ta nägi ikka, kui ma lapse sünnitsin ju, siis mul läks tissid suureks. Siis oli sama efekt ees, eks ju? Ma panin need kapsalehed peale, ma mäletan, soovitati. Ja siis mu mees ütles ka, et okei, vist on hea, et sa ära võtsin need. Ma nii hästi mäletan, okei, su loomulik rind on palju ilusam. Ära pane. Ja siis ma olin ikka korralik päemäla oma kapsalehtega käisin, siis toppisin neid muidugi sisse. Aga igal juhul, siis ma läksin tagasi sinna Kristinas kliinikusse. Ja siis ma ütlesin, et ma tahaks ära võtta, siis see arst vaatab otsa, et mis asja? Mis juhtus? Tavaliselt pannakse ikka juurde. Ei, ma tahan oma ilusaid väikseid tissusi tagasi saada. Ja siis mult võeti ära ja oh my god, ma olen nagu... Ma üldjuhul tegelikult ei käi tihti peeglis imetlemas nagu, aga vaat kui ma panen endale spordibra, Nike ilusa bra, mingi Eesti sinise selga. Ja siis ma vaatan ja mõtlen, issand jumal, iga naine peaks olema rahul oma tissidega ja mina olen oma loomulike rindadega ülirahul ja ma olen nagu, ma tunnen ennast, tõesti, veel inesekindlamalt nagu kui siis ennem on ju. Kummast operatsioonist raskem oli taastumine, panemisest või äravõtmisest? Issand, ma ei teagi. Mõlemad olid okeid. Mul üldse lähevad taastumised väga kiiresti. Ükskõik, mis operatsioon see on. Lapse sünnist taastumine väga kiiresti. Ma 6 aega hiljem juba jooksin siis lõiked. Stati oli 5 korda 1000. Ja siis ma ei mäleta, poolis kui hiljem jooksin mingi pika krossi 25 kilti, nii et mul ei ole selle taastumisega mitte midagi. Kõlab väga hästi. Aga täna, kui sa oled sa mõelnud, et kui sa oled 50-60 botoxile, ei, ja
Ei, praegu ma ei tea mitte midagi. Ma olen kõikidest iluasjadest nii vananed väärikalt. Ja ma ei käi kuskil looduses ka. Ma räägin, ma pole juuksuris käinud üle aasta aja juba. Ma ei taha neid üldse värvida. Ainuke asi, mida ma siis vahepeal teen peal lõikama, on ju. Aga muidu ma ei taha mitte midagi, mitte ühtegi salongi. Ma ei taha näha mitte midagi kuulda. Massaažis ma tunnen küll puudust, aga pole hullu. Aga tööalaselt me natuke rääkisime Hawaii'l sinu töötamisest, aga tegelikult tööalaselt oled sa ka hunt kriimsilm olnud. Mis on kõige ägedam töökogemus Eestis? Eestis, no esiteks mulle tegelikult meeldib väga praegu, kus ma olen, sest et ma tunnen, et ma väga armastan kaameraid ja inimesi üldse nagu, et see on just kui see, et ja iga kord, kui ma siin nagu saatekülalisega ettevalmistus kodus või midagi nagu, siis ma justkui lähen nagu põlema. Iga kord, kui ma keegi siin istub, siis ma olen ka nagu issand, kui põnev. Tahaks nagu juba teada, eks. Mis see järgmine küsimus oli, mis ta mulle vastab siin? Et tegelikult ma võin öelda, et praegu kindlasti on see töökoht, mida ma vist kõige rohkem naudin. Ma olen olnud õpetaja ja üldjuhul ülejäänud tööd on kõik seotud klienditeenindusega. Ma olen olnud Rademaris juhataja. Nii spordivaldkond jälle? Ja ikka spordivaldkond, jah. Jah, täpselt, see on ka spordivaldkond. Spordindusest, no ikka 10. Aga ma alustasin tegelikult üldse esimese asjana oli mul Janek Tombaku jalgrattapoes, me müüsime rattariideid. See oli üks mu esimene töökoht, siis ma läksin Sports Directi, mis polnud veel Eestis. Ma kandideerisin sinna klienditeenindajaks ja ma sain sinna klienditeenindajaks. Ja siis ma hästi kiiresti tõusin seal, ma olin siis footwear supervisor, ma olin footwear manager, et hästi kiiresti astusin nagu redelilt kõrgemale on ju. Ja väga lahe oli see, et me käisime Leedus ja Lätis siis poodi avamas üles ehitamas neid Sports Directe, samamoodi kui avati Eestis järgmine siis seal Nautikas on ju, et käisime neid üles ehitamas, ma töötasin siis Ülemiste keskuses. Ja pärast seda ma läksin Rademaris ma olin juhataja. Üks põhjus, miks ma üldse läksin sinna Rademari tööle oligi siis see, et juhataja võis seal töötada kuni kella 5-ni, et Sports Directis ma olin kella 9-ni õhtul on ja kuna ma tahtsin sporti teha, siis see tundus hästi jälle seotud, eks ju? Ja jälle seotud, jah. Et mõlemad kohad on mulle tegelikult väga meeldinud, et Rademaris samamoodi, et väga mõnus. Mulle meeldis Rademaris see Eesti õhkkond, see Eesti bränd, need Eesti omanikud ja need brändid ikkagi, mis Rademar tänapäevalgi müüb, et mulle meeldisid need ja kuidagi ma tundsin, et mul on hästi palju lihtsam seal suhelda kõrgematega nii-öelda siis. Sports Directis me pidime alati midagi tahtsime ümber muuta, kirjutama Inglismaale, et see oli võib-olla natuke keerulisem. Et aga ma olen ikkagi kogu aeg olnud seotud spordiga ja spordipoodidega. Sport saab igalt poolt sind kätte, ma vaatan ükskõik kuhu sa lähed, kui sa lähed kõik see tavalist klienditeenist tööd tegemist, tegelikult saab sport kätte. Ja ma mäletan, et sa oled nii õiges kohas. Ja ma mäletan seda ka veel, et kui ma Rademaris töötasin, ma olin juhataja. No üldjuhul ikka juhataja rohkem kontoris ja midagi nagu, siis üks omanikest tuli ka, et liske, et ma mitte kunagi ei näe sind seal, sa oled kogu aeg saalis nagu, kogu aeg müüsin. Mul oli ühed kõige suuremad müügid ilmselgelt, sellepärast, et esiteks mulle meeldib inimestega suhelda. Teiseks, mis on minu jaoks ülioluline, mida ma tahaks tänapäeval ka kogu aeg näha palun klienditeeninduses. Me märkame kliente. Õige. Nii, teiseks, kui sul tuleb klient poodi, siis paku talle seda toodet, mis sul endale ka meeldib. Nagu vabandage, kas te tahate saia müüa? Jaa, meil on nii, et küpsis jälle 3. riiuli. Ma ei taha osta küpsada saia. Et mulle kuidagi nagu tundub, et see on õige, et ma tahan müüa toodet, mis mulle endale meeldib, on ju. Peabki. Et teiseks on see, et mul oli kogemus ka spordiga, triatloni kogemus, jooksukogemus on ju. Tead täpselt, mis on hea, mis on mugav. Mine rinnahoida ei liigu ära, vaata, kui sa jooksed ja kõiki neid asju. Jumala tänatud, sa seda mainisid. See on väga suur probleem, mina ise tean seda. Ma lähen tänavale, mul on siuke tunne, et inimene jookseb tavalise mingi pesuga, noh. Victoria Secretsi pesuga. Ärge palun jookske inimesed, hoidke, kallid naised, hoidke enda tissusi, noh. Nagu spordiprav peab olema ümber ja naised ei saa sellest aru. Nagu muidugi minul olid need kunstitissid, mul hüppasid ka lõua alla, aga ma vähemalt proovisin kandagi tugevamat rinnahoida, et mul lihtsalt oli nii suur teekorv. Aga ma saan aru naistes, kellel ongi suur korv nagu, aga lihtsalt tuleb kosta väga ümber rinnahoidja ja õigeid rinnahoidjad on ju. Ja jumal eest noh, täpselt see ka veel oluline on ju. Aga julgege küsida klienditeenindaja käest ka on ju. Et iga naine on ilus, olemata selles, mis kehast on. Iga naine peab väärtustama enda keha on ju. Ja kui sa tunnedki, et ma ei tea, ma olen natuke korpulentsem siit, mis vahet seal on, see on sinu keha. Kui sina enda keha ei arvasta, siis mitte keegi seda arvesta ei saa. Ja kui sa lähedki klienditeenindaja juurde, ütled, kes sa tahab proovida ja ma ei tea, et oleks õige suurus, õige mugavus on ju, siis julgegi näita oma seda rinda ka samamoodi on ju, et mine julge, las ta vaatab peale, ütleb, et okei, kuule vist peaks ikka väiksema suuruse võtma on ju. Et aga see ongi täpselt see, et inimesed nagu peavad aru saama, et spordivarustus tegelikult üldjuhul on oluline, ma ei tee siin mitte kellelegi reklaami naigile või midagi, aga täpselt ongi, pane õige rinnahoidja. Kui sa lähed jooksma, ära jookse palun tavalise tennisega või ma ei tea, mis iganes on ju, et
see on oluline. Jooksutossu suurused, ma saan aru, seal tuleb vist valida ka ju. Ja ikka suurem number natuke, ja kõik need asjad, et ma arvan, et mis eestlasel ongi, meie sinuga ilmselt oleme keskmisest natukene nagu sellised julgemad eestlased, aga tihti eestlased ei julgegi sellist dialoogi poes alustada ja sealt see kõik tulebki ja siis olla, sa ei saagi tegelikult häid tulemusi, kui sul ei ole juba kõige lihtsam varustus. Ja siinkohal ma ütleks seda ka, et kui sa oled mingisuguse poe omanik või juhataja või mis iganes, siis sinu ülesanne on õpetada oma töötajad välja. Kui see töötaja tuleb tööle klienditeeninda, ta ei pea kõike teadma. Et sa peadki tema tegema teadlikumaks. Võimaldama koolitusi ja just täpselt, koolitama, rääkima talle, mis on oluline. Et kui sa ütled talle lihtsalt, et sa oled mõttetu, ma ei tea, see ikkagi ei ole päris see töötaja, nagu see tegelikult iseenda otsa ka vaatama. Et kas sina panid paika need reeglid, mis tegelikult peavad olema poes kehtima. Et ja ma mäletan muidugi seda ka, mis mulle hästi meeldis, et mul oli väga lahe töökollektiiv, samamoodi Rademaris, kui ma töötasin Järve keskuses, siis ikka on ju niimoodi, et osadele meeldib mingi rohkem ollagi saalis tööl ja rääkige klientidega siis. Mõnele meeldib rohkem kaupa vastu võtta, siis ma alati kuidagi proovisingi niimoodi, mina kui juhataja, et see, meeldib kaupa vastu võtta, las ta võtab. Ta läheb tunduvalt kiiremini see, kui ma sunnin, ei, sa pead minema saali tegema seda, et kuidagi püüdsime leida niisuguse nagu ühise keele. Ja sa pead üles leidma need oskused ja omadused, mis tal on ja need paneme siis ettevõtte kasuks tööle. Täpselt ja see töötas meil oli jumala äge kollektiiv, kuidagi töö sujus jumala hästi, et jah, aga muidugi ma saan tegelikult aru ka tänapäeva töötajatest, et tähendab nii-öelda siis juhtidest, et väga raske on leida head klienditeenindajat, et klienditeenindajal peab olema sära silmis. Kusjuures ma käisin kunagi Liidos kogu aeg, kui ma elasime Tallinnas, siis ma käisin Liidos söömas. See koht mulle meeldis, ma tundsin, et ma saan sealt ka valida endale turvalisi toite. Ja mul oli hästi lahe teenindaja, kes oli iga päev reaalselt peaaegu tööl. Ja siis ta mulle väga meeldis ja ma kirjutasin tema kohta kirja siis nii-öelda juhtkonnale. Kiituskirja ja, et ta on teil nii hea töötaja, ta kuidagi alati särab ja kuidagi märkas kuidagi klienti ka, on ju. Ja see tüdruk sai mulle väga heaks sõbrannaks pärast seda, sest et see juhataja veel küsis ka, et kuule, kas tead seda inimest, et sinu kohta kirjutati siuke kiri, on ju, et kuidagi liiga võib-olla nagu familiaarne oli see kiri, aga ma olengi selline, kui mul tuleb südames, siis ma kirjutan, on ju. Mina on täpselt samasugune. Ja siis me saime väga headeks sõbrannadeks, et kuidagi see, et märka klienditeeninda, et see on nii oluline. Ja samamoodi ma seal kvartalis vist on see Trade House, on siuke moodi, vabandust, mul ei tule praegu üldse meelde. Kui ma Tartusse kolisin, siis ma olin nagu, issand jumal, kuidas see võimalik, et siin on nii hea klienditeenindus, mind märgatakse. Ma oleks nagu oodatud sinna poodi ja see on täpselt see tunne, mida ma tunnen, et ma tahaks poest siis saada. Ma ei räägi sulle võib-olla nagu, ma ei tea, kõik nimitöötajad seal kassas ei pruugigi olla, neil on hästi kiire vaata ka, on ju. Et aga kui sa töötad ikka siukses poes, et sa pead klienti märkama, kes on nagu siis püstijalu, on ju, siis ole hea, märka klienti, et ja samamoodi ka, et kui sina oled klient, siis märka teenindajad samamoodi, on ju. Iga teenindaja on väärt seda kiitust, sa just rääkis samamoodi, et sa tegid mingi kaebekirja, mis on jumala okei, peabki tegema. Ja samas, kui sa märkad kiitust, peab ka ütlema seda. Ma just käisin eelmisel nädalal Tallinn Tolsis ja mulle õudselt seal ka, seal on kogu aeg, see on lihtsalt, nii armas ja ma ütlesin seal teenindajale ka, et toks kohe nagu kallistada, et lihtsalt ta müüd mul, ükskõik mingi kõige väiksem asja ja see emotsioon, millega ma sealt ära tulen, on lihtsalt nii äge. Aga nüüd Liis-Grete, me oleme rääkinud sinust natukene, milline on su teekond olnud, aga kuidas täna Liis-Gretel läheb? Liis-Gretel on, ma saan aru, tulemas väga uhked sündmused suvel. Nii et Liis, kuidas läheb? Mul läheb hästi. Jah, ma olen hästi palju maininud ka mu praegu siis kaaslast. Ma olen täiega õnnelik, ma ta kohtasin, et me räägime täitsa ühiskeelt. Me armastame mõlemad sporti, et muidugi meil on ka väga raskeid perioodi sellepärast, et kuna me ise nii palju panustame, anname endast ära, on ju, mõtle ju spordi mõttes, et meil ei ole toetajaid, me teeme korda mööda neid trenne, on ju. Kuna meil on väike laps, siis ikka on neid perioode, kus nagu ongi raske, just sellepärast, et ma ei tea, nädalavahetusel meil kulub korda mööda trenni tegemise peale 5 tundi, on ju. Meil Tartus ei ole niisugust nagu tugimeeskonda, siis meil kõik elavad Tallinnas, on ju, et siis me tunneme võib-olla natuke sellest puudust ja on ka nagu raskemaid perioode, aga me oleme kogu aeg üksteisel olemas nagu, et kui räägitakse, et peab andma vaba aega mehele ja nagu naisele ka, on ju, siis me oleme nagu täielik särk ja perse. Ma käiksin vetsus ka ilmselt koos ja me oleme kuidagi ühte nägu ja ühte tegu kasvanud, et tõesti, ma olen siiralt tänulik, et olemas on, et ta väga hoiab mind ja ta on nagu väga-väga hea isa ja ma arvan, et need kõik eelnevad kaaslased ongi justkui nagu olnud väiksed etapid, et leida selle õige inimese juurde. Ja oluliselt muidugi. Just, et ja ma räägin, et kui ma sain hea kaaslase, siis ma sain kaasa temaga ka nagu hea kompoti ta perekonna, on ju. Et mu äi on mulle mega spordi eeskuju ja samamoodi Kareli onu on ju, on siuke tegelane, et
kõik teevad sporti, kõik armastavad sporti ja ma tunnengi, et kuidagi see hussariks saamine siis on hästi mulle nagu loomulik samm mu elus, et ma vahetan oma Arro spordi nii-öelda perekonnanime Hussari vastu, kus mul on nagu võib-olla justkui mingis mõttes veel uhkem tunne olla just sellepärast, et mina olen tegelikult tulnud ju sealt, kus mul ei ole mitte keegi kunagi sporti päris teinud, on ju. Et kui ma Kareliga tuttavaks sain, siis on neil samamoodi, et umbes me ei alusta jõululaual söömist enne, kui meil on see mingi suusaring tehtud või jooksuring tehtud. Vähemalt sõidetud, eks. Täpselt, et ja ma kuidagi hästi hindan seda, et Kareli vend on ju väga hea jalgpallur, on ju, et ma olen kuidagi hästi seal spordi sees ja ma kuidagi tunnen, et ma nagu täpselt see pusletükk, mis puud on, nagu läheb õigesse nüüd on olemas, eks ju. Kareli vanam on üle 75 ja iga päev jalutab täna küll 8 kilomeetrit. Tõesti ütleski mulle, Liisu, ma ei jõua enam iga päev 10 kilomeetrit jalutada, ma nüüd kõnin 8. Võib-olla on ilmastikuludes asi. No mina ei tea, ühesõnaga, no ta näeb ka nii fit ja niivõrd hea välja. 8 on ikka juhkralt palju või noh? Ta näeb seda, Liisi, ta jookseb vastu, hüppab taga ja võtab sülle ja kallistab ja teevad kukerpalli ja mida kõike veel. Noh, ma räägin, uskumatu. Täpselt selline vanamäe, nagu sina kunagi oled. Ma olen loodan, et ma olen täpselt samasugune. Ja teed pühapäeviti pannkokega. No tema teeb kõike. Ei, aga sina. Mina või? Selline vanama, kes 75 aastat võtab lapselapsed niimoodi vastu ja teeb pannkokega. Kui te olete jooksuringil ära käinud, ma mõtlesin. Jaa, okei, ma tahtsin öelda, et me kõimetame jooksuringi ja siis me teeme pannkoke ja ma olen rohkem pastafänn, ma võin talle head pastat teha. Ma ei ole üldse kokkaja. Pannkokid on ka natuke nagu magus pasta. Muuseas, mu laps saab 2-3 aastaks, et talle siiamaani ühtegi kommi söönud. Vot, ta ei tea väga, mis asi see ongi. Ei, ta tegelikult teab, küll ta ütleb, et kui tema suuremaks saab, ta saab veel. See on keelatud asi veel. Tegelikult see ei ole keelatud, ma ei taha öelda, et see on keelatud. Ja kindlasti ma ei räägi, et kui ta saab mul 10 aastaseks, me tähistame juubelit, nii me sööme siis, ma ei tea, porgandeid on ju. Kindlasti mitte seda, aga lihtsalt ma tunnen, et ta vääralt ei vaja seda. Ta sööb ilusti, tal on toiduasjad regulaarsed, on ju, et sööb väga palju värsket, millele ma olen üliõnnelik. Et samamoodi, aga muidu tal on väga hea söögiisu, tal on väga hea söögiisu. Ta sööb vahepeal rohkem mõtten kui mina, aga ma tunnengi, et see on hea, sest teiseks ta on väga terve ja teiseks ongi see, et tal on kõht tühis, kui kõht tühi olema peab, on ju, kui ma annaks talle kohe midagi magusat süüa, siis noh, ja teiseks on see, et hambad, millele ma tahtsin veel ka jõuda, kui palju kulus minul hambaarsti alla raha, kui mul toitumise häire oli, siis ma oksendasin, on ju. Et ma olen ülitänulik oma hambaarstile, Kristo Ivanovile ja Maxile, siis, kes töötab tänaseks Maxilla hambakliinikus, ma olen vist mega palju külastanud neid ja hambaravi on lihtsalt tohutult kallis. Siis ma lihtsalt tunnengi, et ma väga siiralt loodan, et mu laps ei pea kunagi seda teekonda läbi käima. See on jah, tänapäeval see ka kõige pisem augu parandamine tegelikult on jõhkralt kallis. Jõhkralt kallis täpselt ja hambad on nii olulised, et Sedelisel on ka juba see nii harjumus, et hommikul õhtul pesta tuleb ja eile ta siis laulis peegli ees Tommy Cashi Eurovisiooni võidulugu, tegi mul käeliigutusi, puusaliigutusi ka, sest Karel tantsib ka ülimalt hästi tegelikult, siis nad tegid eile seal hambaliigutusi. Tommy Cashi need liigutused, vaat seal on jah, niivõrd hea nagu. Väga äge oli see. Täiega äge Tommy, pane hullu Eurovisioonil ja me elame hoiame teiega pöialt. Aga ma arvan, et siinkohal ongi väga vahva lõpetada ja mul on nii hea meel, et sa oled osa Tervisetaskust ja et sa täna selles enda saates ennast nii palju avasid ja ma hoian kogu südamest pöialt. Et kõik see sära, mis sul on, sellega sa paned täiega edasi, kaugele, kõrgele, igale poole, kus sa tahad ja see, kuidas sa enda perest ja sõpradest räägid, see on imetlusväärne ja see on nii imearmas. Aitäh, Liis, et sa kogu energiaga panustad. Meil on väga hea meel, et sa oled osa Tervisetaskust. Aitäh, ma loodan, et nüüd kõik sai teada, kes on see spordientusiast Tervisetaskus ja ma siiralt loodan, et need kõik kannatused ja raskused, mis tegelikult mu elus on olnud, tõesti, mis ma ütlen veel kord, et ma loodan, et ükski tüdruk ega naisterahvas ega meesterahvas ega noor poiss ei peaks neid läbi elama, et ma loodan, et see jäigi sinna perioodi, mis siis oli kunagi. Et ma tunnen kuidagi, et ma tahaks praegu lihtsalt elada, olla, anda ja igast päevast tunda rõõmu, et justkui miski kõrgem jõud on minuga iga päev kaasas nüüd praegu ja toetab mind sel teekonnal, et elab mulle kaasa ja annab mulle seda energiat ja sära, millega ma saan siis seda kõike teha. Et mu elurõõm ja entusiast ja tahe on nii suur, et ma tunnen, et kõik sees pulbitseb, et ma panen täie rauaga edasi ja olge terved ja hoitud. Hoiame sulle väga pöialt.